Tuleviku fännistuudio number 4 läheb eetrisse kaunilt Viljandi staadionilt, kauni Viljandi järve ja Lossimägede vahelt. Tänane tulemus mängust Levadiaga 7-0, see on fakt. Külmetava Marko, võtame esimesena ette, saame su minema lasta. Võta hästi lühidalt mäng kokku, midagi meeldivat siin ei olnud, aga mis silma jäi? Ei, selles suhtes ega muidugi, kui vaadates 7 on ikka palju. Ja selles suhtes niisugune tasemevahe see nüüd ka päris olnud. Selge oli see, et Levadia on komplekteeritud väga võimsalt ja see tasemevahe kvaliteedis on olemas, aga see kindlasti ei olnud nagu nii suur. Siia panna nüüd, võtta see kõik see asi nagu kokku, et jah, me läksime mängima väga kaitsvalt ja teades seda, et peaaegu suutsime ka selle esimese poole ära hoida, nii et ei tulnud, aga teine pooleg panna kokku kõik see asi, et sinna juurde niisugused enda eksimused, siis veel mingisugused mõjutused kuskilt mujalt ja siis nii ta läks. Aga selge on see, et kõikide asjade kokkulangemusel see vahe ei tohiks nii suur olla. Need mõned asjad, mis mõjutasid, puudutasid neid siin hästi põgusalt. 3 põhimeest oli täna puudu. Sander Post haige, Gerdo Juhkam ja Alex Roosalu vigastatud Kuressaare mängust. 3 mehest oli täna ikka puudust ka päris. Ei, loomulikult, et ei ole meil pink nii sügav, et neile nagu nii kiirelt, põhimeestele kiirelt nagu nii asendust leida, aga need, kes mängis, mängime pidime ja seda me ka tegime ja eks suures plaanis selle mänguplaaniga, mis eriti esimene poole saadi nagu hakkama. Aga jah, eks see kvaliteedi vahe tuli sisse. Saitot proovisid täna ründaja all? Jah, et me läksime nagu mängima nagu ühe ründega põhimõtteliselt ja lootsime nagu seda Peipsi kiirust sealt eest ära kasutada. Paar korda tuli välja, enam jaolt ei tulnud. Aga Saito jah, et mängis täna selle koha peal, sest paraku situatsioon meeskas oli nii. Peips oli täna vastamisi meeskonnaga, kes on lasknud endale 5 vooru jooksul 1 värava lüüa. Ülesanne ei olnud tal sugugi kerge ja ta on tavaliselt ju mänginud hoopis ääre peal. Kokkuvõttes hinde annaksid talle millised? Ei, Peips tegi seda, suures plaanis seda tööd, mis oli vaja teha. Tegi nagu nii, nagu ta oskas ja nii, nagu suutis. Et loomulikult arvestades kõiki neid asju, et ta pole seal kaua mänginud, oli väga keeruline vastane. Et suures plaanis jah, ütleme nii, et ta sai hakkama, aga selles suhtes see, et väravaid ei löömata ja niisuguseid momente selles plaanis ei saanud. Et midagi ette heita nagu suurt ei ole. Levadia tuli sul enam-vähem aimatava plaaniga? Jah, et selles nüüd nad võtsid nagu niisugused, et nad põhimõtteliselt pressisid meid kohe kõrgelt, et on nad siin eelnevates mängudes andnud nagu vastasele ka mingil hetkel seal taga natuke ruumi. Täna keerasid algusest peale kraanid kohe kinni. Ja katse 2, väikene külma viperus, laptopi aku sai tühjaks. Ma ei tea täpselt, kus see fännistuudio osa, kus Marko Kristal meiega rääkis, pooleli jäi. Proovin refereerida seda, mis Marko ütles. Loomulikult kaotusest löödud, aga meeskonnale iseenesest suuri etteheiteid ei olnud. Mängiti väga raske vastasega täpselt nii, nagu hetkevõimed ja hetkemeeskond lubas. 3 meest oli meil puudu täna, Sander Post haigusega pikali ja Gerdo Juhkam ning Alex Roosalu. Kuressaares lõhuti meil ära ja niisiis 3 põhimeest täna puudu, 0-7 Levadialt. Ja Marko andis ka mõista seda, et vaatab kindlasti selle mängu üle. Poisid ei läinud väljakult ära, väga õlad längus. Esimesel poolajal, mis siis ainult 0-1 kaotati, poole ja lõpuminutite väravatest ikkagi näidati tegelikult ilusat jalgpalli. Ehk Marko sai aru, et on võimalik mängida küll, aga selleks peab siis teatud hulk kriitilisi tingimusi olema täidetud. Täna jäi nendest kriitilistest tingimustest paraku üsna kõvasti puudu. Nii et
nii et täna siis selline tulemus, aga lähme edasi selle katse 2-ga nüüd fännistuudio selle fänniosaga. Täna minu kõrval Viljandi tuleviku harrastajate pundis mängiv Mirko Kedvil. Mirko, nägid seda mängu vapralt, püsisid siin lõpuni, ehkki oli päris külm, kui päike sinna Männimäe taha ära kadus. Mis sa nägid, mis sa tundsid? No esimesed 40 minutit oli minu meelest väga head, hoidsime taga, ilusti lõime puhtaks, kapten Ilves keskkaitses minu meelest oli väga hea, aga siis ikkagi lasime selle poole lõpus endal selle ühe ära lüüa ja ma arvan, peale seda läks juba meil väga keeruliseks. Teisel poolel alustasime kohe, tuli teine, samamoodi jälle tsenderdusest, peaga löödi meil ära. Ja no siis juba peale seda läks asi ikka päris allamäge, ega sealt enam nagu midagi positiivset leida, on ikka üsna keeruline juba. Kas see murdepunkt oli pigem 2-0 või see penaltist 3-0? No see penaltist 3-0 juba, no siis oli, peale selle, et meil enda mäng oli raske mängida, siis me juba hakkasime ka keskenduma kogu nende igasugustele kohtunike poolt nii-öelda, võime öelda, et tehtud igasugustele vigadele ja asjadele me juba ei suutnud üldse keskenduda, võib-olla isegi mängu ainult. Me olime nagu juba ka, igas olukorras võtsime sõna kohtunike peale, kus oleks võinud keskenduda sellele, et hoiaks selle seisu rohkem võib-olla viisakamana, kui sellele, et me võib-olla natuke kaotasime ka võib-olla mõnes olukorras nagu päris pea juba mängijate puhul oli nagu täitsa tegelikult seda näha, ma arvan. Ehk et kohtunikega oleks võinud tegeleda tribüün, kes seda ka väga häälekalt kogu mängu tegi. Siim Rinken, tänane väljaku kohtunik, õnnetukene sai päris uhkesti vastu päid ja jalgu ja tuleb vist tunnistada, et kohati päris asja eest, sest Levadia mehed täna püsti küll ei püsinud, kohe mitte kuidagi ei püsinud püsti. Jah, et ma ei teagi, kumb siin nüüd hullem on, kas see, et nagu täiskasvanud mehed kukkuvad nagu väiksed tüdrukud või see, et kohtunik iga väikse sihukese asja nagu ära vilistab. Ma oskagi öelda, kumb siin nagu sihukese asja puhul nagu hullem on, et neid kukkumisi oli ikka väga kergeid ja vilesi tuli ikka väga ka samamoodi väga kergelt, et üpris hull, jah. Viljandil on teada see, et selleks, et suurte vastu võtta tulemusi, mis on rohkem kui 0 punkte, ehk siis viiki või võitu näpistada suurte käest, selleks peab kõik pusletükid klappima. Ehk et peavad olema rivis kõik põhimehed, peab olema, mis seal salata, peab olema ka väga hea päev. Peab olema alates seal heast publikust kuni hea väljakuni kõik välja. Eelmisel hooajal suudeti suuri hammustada päris mitmel korral. Ja selle sama Levadia vastu tehti siis see suur pomm ära. Floralt Infonetilt võeti viigipunktid, Floraga võõrsil oldi väga lähedal võidule. Kuidas sa tänase ja nüüd, kus on siis 4 mängu mängitud, tänase ja selle 4 mängu põhjal tunned, kas see Viljandi tulevikus praegu, kus see meeskond on nõksa muutunud ka 2 hooaja vahel, on see sisu olemas, et nüüd linnastaadionile kolides ja soojemate ilmade saabudes on see hammustaja Viljandi endiselt olemas? Kindlasti, selles suhtes, et ega meil kaitses olid ju, ma ütlesingi, 40 minutit oli kõik korras, lihtsalt tuleb nagu, kui me oleks selle poole aega ära kannatanud, ma arvan, see oleks teisel poolajal, meil oleks asi kindlasti edasi läinud. Juba sealt tekib Levadia meestele juba samamoodi, seda väravat ei tule, see asi kerib edasi ja piisab meil ühest võimalusest, nagu meil eelmine aasta oli siin. Lööme ära ja asi on täpselt vastupidi. Nemad on närvis, meie peame kannatame ära ja kui meil tuleb see üks võimalus, see tuleb lihtsalt ära lüüa. Aga täna oli meil ka see keeruline, et me ei saanudki, Saitol üks võimalus oli. See oli ka siuke pool võimalus. See vist oli sisuliselt ainult Raamil enne üldse. Et meil oli ka keeruline see, et me ei saanud seda ette sinna seda palli, et meil ei saanud ka neid võimalusi eriti, et nagu neid natukenegi nagu kas või korrakski pressi alla panna seal ja seda mingid olukordi nagu nende väraval tekitada, et see oli ka täna nagu ikka päris suur probleem. Me ei saanud neid palle ette, me ei saanud neid õhuvõitlusi võidetud. Eelmine kord oli Gerdo Juhkam kodus, kes väga palju neid õhupalle võitis. Et täna meil ei olnud, ei saanud Kähr neid palle seal ees võidetud, ei saanud Peips, et mõned üksik. Oli ka jah, ülivõimas kaitseliin vastas muidugi, eks. Kerge ei olnud, aga paratamatult me peame mõne palli siukse võitma ja midagi seal ees suutma ka natukene luua, et ainult taga istudes me ei kannata ära ikka vist tervet mängu, me peame suutma midagi vahepeal ikka ees ise ka luua. Jah, Levadia vastu on see muidugi keeruline. Täna oli üldse suureskooriliste mängude päev. Kuressaare jäi Kalevile võõrsil 5-0 alla, sama tulemusega Flora kodus pani Pärnu. Mättas oligi suurte skooride päev, aga kui sa nüüd vaatad tagasi, näiteks selle möödunud vooru peale, kus me siis Kuressaarel 1-3 alla jäime, täna Kuressaare jäi alla Kalevile 5-0.
täna olime ränga surve all ja esimeses kodumängus üle-eelmises voorus olime ränga surve all siis Kalevi poolt, selle ambitsioonika ja raevuka Kalevi poolt. Olid need surved kuidagi ka võrreldavad või oli see Levadia oma ikkagi nii võimsalt üle? Mäng oli minu eest, surve oli küll mõlemat meeskond ikkagi suur, selles suhtes ei saa nagu eitada, aga mängupildid olid vastased täiesti erinevad. Levadia hästi palju lükkas äärele. Otsisid kogu aeg oma äärekaitsed, eriti tõid siia vasakusse äärde, kus oli Kruglov. Ja esimene värav selle pealt tuligi, see tsenderdus siit tuli, see terav tsenderdus ja siit selle pealt nad selle värav ära lõid. Kalev hästi palju otsis keskele. Otsisid keskelt, siit seda söötud, sealt see läbi ei läinud ja Kalev ei läinud ka kaugelt löögi. Jah, nad kaugelt ei üritanudki, aga nad ikkagi üritasid keskelt selle lühikesega ja sinna kaitsjate vahele seda söötu anda. Levadia hästi palju ikkagi tõid äärele ja siis viisid jälle keskelt läbi, viisid teisele ääre ja niimoodi edasi-tagasi kogu aeg. Ja siis lõpuks leidsid neid senderdusi ja teine poolega oli neil ruumi juba rohkem. Siis lihtsalt juba tulid läbi söödud asjad, aga esimene poolega just hästi palju üritasid ääre pealt läbi mängida senderduste peale ja lõpuks esimene selle pealt ikkagi ära tuli ka. Lõpusõnad lähevad alati parimale mängijale. Tänasest mängust 7 taga, 0 ees, keeruline, aga sul on see ülesanne täita, sa pead selle ära tegema. Poolel ütlesin sulle, et esimest 40 minuti põhjal ma oleks pakkunud Indrek Ilvest. Hästi palju, kõik madalad pallid lõi puhtaks, kõrged pallid, hästi palju võitis neid olukordi. Nüüd 7-0 pealt ikkagi, ma ei saa keskkaitsele mänguvarjama mängi tiitlit anda, meie poolt vaadates nagu meie meeskonna omandelt. Ma pean ikkagi olema ebaoriginaalne, ma pean ikkagi Tauno Võttusele järjekordselt andma, et keskel võitis vähemalt neid õhutuille päris palju ja ikkagi ka maast ja ikkagi tegi oma ära, ma arvan, et Tauno Võttus täna. Tauno Mõttus 3, Karl-Romet Nõmm 1. Esimesest mängude ringist on siis 4 mängu mängitud. Järgmise mänguga jõuame üle selle esimese mängude ringi ekvaatori ja siis saab selgeks, kas Mõttus kindlustab juba järgmise vooruga endale selle ringi parima mängi auhinna ära või mitte. 31. märtsil Vaprusega võõrsil ja siin koduväljakul tagasi 7. aprillil Tartu Tammeka tuleb siia. Tammeka on alustanud hooaega hästi, aga vaadates seda, mis meil on siin nüüd 4 mänguga toimunud, siis tuleb vist tõdeda, et tuleb panna rihmad pingule ja proovida see Tammeka ikkagi ära võtta, sest esimesest ringist 3 punkti on ikka vähe. Tammeka tuleb kodus kindlasti ära võtta, selles suhtes, ega me siin oleme kodus, oleme nendega alati nagu võrdselt mänginud, et eelmise aasta siin karikavängus vist nad said ka kuidagi viimase minuti väravast jälle vist võis olla midagi sellist. Aga muidu ei, me võrdselt oleme nendega mängid ja ega nad see aasta ikkagi on oma kaitse pealt hoidnud. Ega jah, selles suhtes ees nad nii teravad ei olegi olnud, aga kaitse pealt need on taga korras hoidnud ja ega tekib see võimalus, tuleb ära lüüa. Ega ma arvan, et kodus tuleb 3 punkti Tammekalt ära võtta, ega siin meil muud varianti ei ole. Nii et 31. märts võõrsil, 7. aprill kodus, aga nüüd tuleb koondise paus 24. veebruari, märtsi õhtul mängivad siin samas väljakul sõpruskohtumise Tulevik 3 ja Tuleviku harrastajad, peale mida koguneme Legendi pubisse või Legendi lokaali meie fännipessa ja vaatame seal üheskoos Eesti koondise mängu suurelt ekraanilt, 2 lausa. Nii et kellel 24. vaba aega ja tahtmist, tulge Legendi, vaatame koos mängu. Aitüma sulle, Mirko, ja fännistuudio number 4 lõpetab. Head õhtut!